Kärdla ratsupäevade kolmanda võistluspäeva teises pooles sõideti parkuurid kõrgusel 115 ja 125 sentimeetrit. Kõrgusel 115 sentimeetrit võisteldi puhtusele ja kiirusele. Kiirema tulemuse tegid Berit Lehtsaar ja Avord. Teisena lõpetas parkuuri Paul Argus hobusega Four Winds Cello ning kolmandana Elisabeth Põder hobusega Liberty Destel. Päeva viimase parkuuri takistuste kõrguseks oli 125 sentimeetrit ning see toimus ümberhüpetele. Ümberhüpetele pääses jällegi üsna palju võistlejaid, nagu Kärdla ratsupäevadel on välja kujunenud ka eelnevatel võistluspäevadel. Tervelt 20 oli puhtaid sooritusi avavoorus. Ümberhüpetel tegid parima tulemuse Susan Kaleta ning Aga Flamenco von Veit. Paul Argus võttis teise ja kolmanda koha vastavalt hobustega Favorit ja Cäsar. Küsisime Susani käest, miks on Aga Flamenco niivõrd hea? Ta on nii juba vana, aga siuke tubli ja ta läheb nii kindlalt, et ma temaga on nagu lust sõita. Kuigi trennid ja need on siuksed vähe vaevalised, et tal on nii palju energiat ja siis ta ei ole väga meeldiv sõita, aga kuna ta võistlustel toob nii palju tulemusi, siis see nagu teeb kõik asja paremaks, et see pole enam hullu. Kärdla ratsupäevad, nagu me näeme, on ülipopulaarsed, peaaegu 1000 starti. Miks nad sinu arvates just nii populaarsed on, nagu nad on? Ma arvan, et läbi aastate kõik tulevad siia rohkem puhkama, kui tegelikult võistlema, sest et see on nii mõnus melu kõik siin, et 4 päeva olla ja koha peal. Aga plats ja kõik toimib nii hästi, et siin alati väga meeldib võistelda, korraldus ja kõik on tasemel. Homne 4. võistluspäev algab hommikul kell 8. Võistluse lõpetab Grand Prix, kus takistuste kõrguseks 130 sentimeetrit ning võitja selgub ümberhüpetel.